Arheoloogide ainulaadne leid, mis üllatas kogu maailma. See võib muuta inimkonna ajalugu. Kui soovid sellest rohkem teada saada ning näha Araabia Ühendemiraatide vanimaid ehitisi, kõige vanemat budistlikku templit, Peruu merekoletist ja maailma vanimat sugupuud, siis tasub see video lõpuni vaadata. Tere sõber, sa oled kanalil Kirtop. Keteviina hõberullid. Keteviina arheoloogiliste kaevamiste koht on kompleks, mis koosneb mitmest kaljusse raiutud matmiskambrist, mis asuvad Jeruusalemma vanalinnast edelas teel Petlemma poole. 1979 tegid arheoloogid selles paigas olulise avastuse. Nad leidsid 2 hõbeplaati, mis olid kokku keeratud nagu rullid. Nendel olid tehtud kirjad vanas heebrea keeles. Arvatakse, et neid rulle kasutati amulettidena ja need pärinevad 7. sajandist e.Kristus. Tekstid nendel amulettide tekstid sisaldavad vanimaid säilinud tsitaate Toorast. Akambaro kujukesed on arheoloogiline leid, mis tekitab teadusmaailmas tänaseni palju vaidlusi. Mõned uurijad väidavad, et kollektsioon on osav võltsing, teised on selle autentsuses kindlad. Täna asuvad kujukesed Akambaro muuseumis, meelitades ligi palju turiste paljudest riikidest. Kogu sisaldab väikeseid savist kujukesi, mis on valmistatud loomade, dinosauruste ja inimeste kujul. Leide kogus saksa immigrant Valdemar Jülsruut. Ta väitis, et leidis esimese eseme mäe lähedalt, mis asus Akambaro lähedal. Seejärel avastas Jülsruut sarnaseid esemeid kohalike asukaute käest ja otsustas need välja osta. Araabia Ühendemiraatides on leitud kõige vanemad ehitised. Arheoloogide poolt leitud varemed on 500 aastat vanemad kui seni teadaolevalt vanimad ehitised Araabia Ühendemiraatides. Araabia Ühendemiraatide pärandit uurivad arheoloogid lisavad jätkuvalt uusi peatükke Araabia Ühendemiraatide ajalukku. Gaga saarel, mis asub Abu Dhabi linnast läänes, leidsid teadlased kiviehitisi ja artefakte, mis on loodud 8500 aasta eest. Varasem rekord Araabia Ühendemiraatide vanimate ehitiste osas kuulus Marava saare varemetele, mis on 500 aastat nooremad. Siinsamas 5800 kuni 5600 aasta vanustes kihtides leiti pärl, mis viitab välja kujunenud kaubandus- ja vahetustavadele. Nende ja mitmete teiste avastuste põhjal arvati, et esimesed asulad selles piirkonnas tekkisid neoliitikumi ajal koos mereteede arengu ja kaubanduse kasvuga. 8500 aasta vanuse ehitise olemasolu tõestab, et inimesed elasid siin juba varem. Abu Dhabi saared olid viljakas rannikuala ning kaubanduse tekkimine kaugete maadega tugevdas nende heaolu veelgi. Leitud huuned on lihtsad ümmargused ruumid, mille seinad on tehtud kivist. Nende täielik kõrgus ei ole kindlaks tehtud. Tänapäevani on säilinud kivid, mis on laotud umbes meetri kõrguseks. Inimesed elasid seal aastaringselt. Sellest annavad tunnistust arvukad amuletid. Nende täielik kõrgus ei ole kindlaks tehtud. Tänapäevani on säilinud kivid, mis on laotud umbes meetri kõrguseks. Inimesed elasid seal aastaringselt. Sellest annavad tunnistust arvukad artefaktid, sealhulgas oskuslikult töödeldud kivist nooleotsad, mida kasutati jahil. Elanikud nautisid ka mererikkalikke ande. Kui kaua see asul eksisteeris, ei ole veel kindlaks tehtud, kuid isegi pärast selle mahajätmist ei unustatud seda. Peaaegu 5000 aastat tagasi maeti varemetesse inimene. See on üks väheseid selle perioodi matmispaiku, mis on teada Abu Dhabi saartel. Mangaseja. Sellist nime kandis esimene Vene polaarjooneäärne linn 17. sajandil. See tekkis 1607 aastal Tassi jõe ääres Siberis. See loodi eelkõige selleks, et teostada valitsuse kontrolli Mangaseja meretee üle, mis ühendas Valge mere ja Obi jõe piirkonna. Mangaseja kaudu veeti Siberisse jahuu, leiba, soola ja muid kaupu ning välja viidi tohutul hulgal karusnahku. Linn oli rikas ja selle rikkuse kohta räägiti isegi legende, nimetades Mangasejat kullakeevaks linnaks. Kahjuks eksisteeris linn vähem kui sajandi ning elanikud lahkusid Mangasejast. Peamise rolli selles mängisid Siberi koloniseerimisteede üldine muutumine ning kohalike karusnahavarude vaesumine. Mangaseja muutus oma elanike jaoks igavaks, kuid mitte arheoloogide jaoks. Esimesed kaevamised nendes paikades viis läbi 1862 aastal Kušelevski. Kaevamiste käigus selgus, et Mangasejal oli vanavene linnadele tüüpiline jaotus. Linn, Kreml ja posaad. Madaba-kaart. Madaba-kaart on vanim säilinud pühamaa kaart, eriti Jeruusalemma kaart, ning see on osa Püha Georgiuse Bütsantsi kiriku põrandamosaigist Madabas, Jordaanias. Kaart avastati kiriku remondi käigus 1884 aastal ja see pärineb kuskil aastatest 560 kuni 565 Beck-Rooston.
kuigi algselt kujutas kaart suurt osa Lähis-Idast, Lõuna-Süüriast kuni Kesk-Egiptuseni, suur osa mosaiikkaardist oli juba hävinenud, kui see esmakordselt avastati. Siiski jäi puutumata see osa kaardist, mis kujutas Jeruusalemma ning see hõlmab ovaalse kujuga kindluslinna 6 värava, 21 torni ja mitmekümne hoone ja rajatisega. Madaba külastajad saavad kaarti isiklikult näha. Vana kaardi koopia asub ka Saksamaal Göttingeni ülikooli arheoloogia instituudis. Dinosaurustel oli ebatavaline omadus. Esimesed pardinokalise dinosauruse Ainabia Odysseuse kivistised avastasid teadlased Aafrika Marokos. Ainabia tähendab araabia keeles võõrast. Leid pani spetsialistid hämmastuma, sest seni olid sellised liigid leitud ainult Euroopast. Dinosauruste ajal eraldas 2 mandrit sügav ookean. Seetõttu tahtsid teadlased teada saada, kuidas nad Aafrikasse sattusid. Ainabia Odysseus elas kriidiajastu lõpus 66 miljonit aastat tagasi. Need dinosaurused sõid taimi, kuid võrreldes teiste pardinokaliste dinosaurustega olid nad väiksemad, ainult 3 meetrit pikad. Teadlased selgitasid oma üllatust pärast leidu Aafrikas. See on sama, mis leida känguru Šotimaal. Spetsialistid uurisid selle liigi hambaid ja lõualuukondi ning määrasid, et ta kuulus pardinokaliste dinosauruste alamsugukonda, lambiosauriinide hulka. Teadlaste arvates olid neil peas keerukad luulised harjad. Algul elasid nad Põhja-Ameerikas, hiljem levisid Aasiasse ja Euroopasse, kuid nende kivistisi pole kunagi Aafrikast leitud. Teadlased väidavad, et dinosaurused ei saanud mandrile mööda maad jõuda. Teadlaste sõnul jõudis loom sinna kindlasti mööda vett. Arvatakse, et selle liigi esindajad olid head ujujad. Neil olid tugevad jalad ja sabad. Lisaks on nende jäänuseid leitud jõesetetest ja merelistest kivimitest. See näitab, et nad suutsid liikuda mööda vett. 10 miljonit aastat vana hammas. Saksamaa teadlased kardavad, et pärast nende leidu tuleb kogu maailmal inimkonna ajalugu ümber kirjutada. Jutt käib hambast, mis leiti Saksamaa Eppelsheimi kommuuni lähedalt. Sarnast leidu olid teadlased varem avastanud ainult Etioopias. Leitud hammaste sarnasus üllatas neid nii palju, et nad kontrollisid jäänuste dateeringut üle aasta, et mitte teha ennatlikke avaldusi. Viimati leitud hambavanus on peaaegu 10 miljonit aastat. Üks maailma vanimaid budistlikke templeid. Kivifragmendid pärinevad 2. sajandist Eekeristuns. Itaalia arheoloogid leidsid Pakistani linnas Parikotist ühe maailma vanima budistliku templi. Seinte kivifragmendid ja teised artefaktid pärinevad 2. sajandi Eekristur teisest poolest. Itaalia spetsialistid on töötanud Kandhara piirkonnas alates 1955 aastast, kuid suuremahulised avastused tehti alles nüüd. Linn Parikot, kus täna töötavad Itaalia teadlased, on mainitud kreeka ja ladina tekstides kui Pasira või Vajrastana. See on üks linnadest, mida Aleksander Suur piiras. See koht mängis olulist rolli kogu Swati oru põllumajanduslike alade haldamisel, kuna selle mikrokliima võimaldab vilja või riisi koristada 2 korda aastas. Aleksander Suure jaoks sai Parikot omamoodi viljalaaks, mida ta kasutas enne, kui jätkas oma sõjakaiku Indiasse. Itaalia teadlased avastasid, et iidne tempel Parikotis oli silindrikujuline ja 3 meetrit kõrge. See ehitati absiidiga poodiumile Indo-Kreeka kuninga Menander Menanto valitsemise ajal. Samas kohas, kuhu tempel ehitati, asus varem veelgi vanem ehitis. Arheoloogid leidsid ka keraamikalt pärit kirjade fragmente, mis olid kirjutatud Haroshti kirjas ning mitu münti. Teadlased usuvad, et Parikoti tempel on oma pika ajaloo jooksul korduvalt vandaalitsemise ohvriks langenud ning lõplikult hüljati see 3. sajandi alguses Eekristur, kui alamlinna hävitas maavärin. Peruu merjakuoledes. Tänapäeval peetakse vaalu heatahtlikeks ja üsna ohututeks olenditeks, kuid Peruu merekoletis, kes ujus praeguse Peruu vetes 36 miljonit aastat tagasi, vaevalt sobib selle kirjelduse alla. Hirmuäratav loom, keda kutsutakse merekoletiseks, ulatus 17 meetri pikkuseks ja tal olid teravad nagu žiletid hambad, mis võimaldasid tal toituda suurtest loomadest, sealhulgas tuunidest ja haidest. See leid on erakordne tänu oma suurepärasele säilivusele. See loom oli oma aja üks suurimaid kiskjaid. Vaalakoljud pikkade teravate hammaste ridadega on põhjalikult uuritud. See avastati eelmisel aastal Peruu Okukaše kõrbes. Tol ajal oli Peruu meri soe. Tänu sellistele kivististele saame me taas luua Peruu mereajaloo. Teadlased usuvad, et kolju kuulus Basilosaurusele, veekeskkonnas elanud vaalaliste sugukonna esindajale, kelle järeltulijad on vaalad, delfiinid ja pringlid.
Kuigi nimi Basilosaurus tähendab kuninglikku sisalikku, ei kuulu see loom roomajate hulka. Siiski teadlaste sõnul võisid tema pika keha liikumised tõepoolest meenutada suure mao liikumist. Kiskiauku kakhe, nagu teadlased teda nimetasid, kasutas oma võimsaid hambaid, et toituda tuunikalast, haidest ja sardiiniparvedest. Teadlased selgitasid, et kui Basilosaurus suri, vajus tema kolju tõenäoliselt merepõhja, kus see kiiresti kivistus. Esimesed vaaralised, nagu Basilosaurus, pärinesid maismaa loomadest umbes 55 miljonit aastat tagasi. Hilise eotseeni ajaks, 56–34 miljonit aastat tagasi, ei olnud vaalalised veel täielikult kohastunud mereeluks. Okukahe kõrb on rikas kivististe poolest, tänu millele saavad teadlased jälgida 42 miljoni aasta pikkust evolutsiooni. Umbes 70 000 aastat tagasi oli inimkond peaaegu välja suremas. Inimene kui liik oli väljasuremise äärel. Umbes 70 000 aastat tagasi, nagu näitab läbiviidud geneetiline uuring. Teadlased usuvad, et mingil hetkel jäi maale ellu vaid 2000 inimest. See tähendab, et üsna pika aja jooksul oli inimene tegelikult väljasurev liik. Haiguste, looduskatastroofide ja konfliktide kerge ohver. Kui tol ajal oleks vähemalt üks neist teguritest töötanud homo sapiensi vastu, siis meid lihtsalt ei olekski täna olemas. Lisaks jõudsid teadlased sama geneetilise eksperimendi tulemusena, millest kirjutab American Journal of Human Genetics, järeldusele, et inimene lahkus Aafrikast esimest korda umbes samal ajal, 70 000 aastat tagasi. Erinevalt oma lähimatest sugulastest šimpansidest on kõigil inimestel praktiliselt identne DNA. Veelgi enam, isegi ühes šimpanside rühmas on üksikute lisenditel DNA struktuuris rohkem erinevusi kui kõigil 6 miljardil inimesel, kes praegu maal elavad. Nagu teatab BBC, võrdlesid Ameerika Stanfordi ülikooli ja Venemaa Teaduste Akadeemia teadlased 377 mikrosatelliitmärgistust DNA-s, mis koguti 52 maailma piirkonnast. Tulemuseks oli 2 Aafrikas Sahara lõunaosas elava jahimeeste ja korilaste põlvkonna lähedane sugulus. Kongo basseinis elavad mbutipügmeed ja Botswana hasiaani bushmanid. Teadlaste arvates on mbutid ja hasiaanid kõigist uuritud kaasaegse inimese harudest kõige vanema haru esindajad. Nii väike erinevus tänapäeva inimeste DNA-s viitab sellele, et viimase 100 000 aasta jooksul oli inimkond sõna otseses mõttes väljasuremise äärel. Ning kõik praegu elavad inimesed on väikese ellu jäänud rühma järeltulijad. Selle rühma arvukus ei ületanud kriitilisel perioodil tõenäoliselt 2000 isendit. Maailma vanim sugupuu. Ühest Suurbritannia kõige paremini säilinud neoliitilisest hauakambrist pärineva iidse DNA analüüs, mille vanus on peaaegu 6000 aastat, näitab, et sees olnud 35 inimesest 27 kuulusid ühe suure perekonna 5 järjestikuse põlvkonna hulka. Heseltoni Nordi kurgan, Goodsworthy Hillsis. Lääne-Inglismaal on üks Suurbritannia kõige paremini säilinud neoliitilisi hauakambreid. Sees avastati 1980-ndatel 35 inimese säilmed, kes arvatavasti elasid 5600 kuni 5700 aastat tagasi. Umbes 100 aastat pärast seda, kui selles piirkonnas algas põllumajandus. Mõni aasta tagasi võttis rühm spetsialiste nende maetud säilmete küljest geneetilist materjali. Hiljutises uuringus kasutasid teadlased neid geneetilisi andmeid, et rekonstrueerida erinevaid seoseid kõigi nende inimeste vahel. Analüüs näitas, et enamik hauas maetud inimestest pärines 4 naisest, kellel olid lapsed ühe ja sama mehega. Need tulemused võimaldavad oletada, et tollases neoliitilises ühiskonnas esines polügaamseid abiellusid. Teadlased peavad ebatõenäoliseks, et sellel mees esivanemal oli 4 naist üksteise järel. Tegelikult oli tal tõenäoliselt mitu naist samaaegselt. Selle töö tulemused näitavad samuti, et mehed maeti tavaliselt koos oma isa ja vendadega, mis viitab patrilineaarsele päritolule. Teisisõnu olid hilisemate põlvkondade maetud isikud seotud esimese põlvkonnaga oma meessugulaste kaudu. Lõpuks tuvastas meeskond 8 inimest, kes polnud sugupuus märgitud isikute bioloogilised sugulased, kuid 3 neist olid naised. Seega on täiesti võimalik, et neil oli hauas partner, kuid neil polnud lapsi. Samuti on võimalik, et neil olid tütred, kuid need lahkusid kogukonnast täiskasvanuna, mis seletaks nende puudumist hauas. Notre Dame'i alt leiti iidseid hauakambreid ja sarkofaag. Mitmed hauakambrid ja pliist sarkofaag avastati Notre Dame'is katedraali taastamistööde käigus pärast 2019. aasta tulekahju. Sellest teatab The Guardian viidates Prantsusmaa kultuuriministeeriumile. Arvatakse, et sarkofaag valmistati kõrge ametniku jaoks 14. sajandil. Tundub, et maa ja kivide raskuse all on see deformeerunud. Selle sisemusse vaatamiseks kasutas ekspertide meeskond miniatuurset endoskoopilist kaamerat. Võite põgusalt näha kangatükke, juukseid ja lehtedest patja lahkunu pealael.
see on hästi tuntud nähtus, kui maeti usujuhte. see, et need taimsed elemendid on endiselt sees, tähendab, et need kehad on väga hästi säilinud. Lisaks hauakambritele leiti ka maalitud skulptuuride elemente. Need tuvastati kui 13. sajandi algse koorivõre osi, arhitektuurset elementi, mis eraldas altari pikihoonest. Hinnake seda videot pöidlaga üles või alla. Rääkige sellest oma sõpradele. Iga heale kommentaarile vastan kindlasti. Aitäh vaatamast, kõike head!